Tere kõigile investoritele ja investeerimishuvilistele ka minu poolt, minu nimi on Jaak ja olete vaatamas siis järgmist kuu kokkuvõtet Avoria Prime'i toodete koha pealt. Mida Avoria Prime siis pakub, on erinevad riskifondid ja ka siis robotid, mis kauplevad valuuta turgudel. Ettevõte on toimetanud praeguseks 5 aastat ja esimesed aastad olid huvitavad, ütleme nii, ja viimased aastad on pakkunud üksjagu stabiilsust ja neid kuu kokkuvõtteid ma teen siis sellepärast, et oleks inimestel hea lihtne jälgida, mis parasjagu toimub ja et kõik oleks võimalikult läbipaistev ja aus. Aga mis siin ikka, lähme siis hakkame asjaga pihta ja loomulikult pane sellele videoga like ja subscribe, sellepärast et siis sul on hea lihtne hoida ennast teemadega kursis. Kõigepealt alustame siis AP poolt pakutavate riskifondidega, milleks on siis Fingo Pro 1 ja Fingo Pro 5. Need mõlemad on siis kasutajale täiesti käed vabad, ei ole ka mingisugust kuutasu seal, lihtsalt osa kasumist annad ära ja niimoodi need asjad siin jooksevad. Fingo Pro 1 tegi veebruaris 2,21% kasvu ja veebruari lõpuks oli siis Fingo Pro 1 kogu oma aja vältel saavutanud natukene üle 63% kasvu, mis on siis nüüd praeguseks 1 aasta ja 2 kuud, kui ma õigesti mäletan. Fingo Pro 5, millel saab kohe varsti 2 aastat täis, tegi siis 3,84% kasvu veebruaris ja aegade algusest peale on siis Fingo Pro 5 tulemus kuskil 108%, mis siis teebki aasta keskmiseks tootluseks seal ütleme 50-60% vahele, mis on väga paljude jaoks kosmos. Aga loomulikult, kes teab, kes on uurinud teema, siis teab, et algoritmilise kauplemisega on võimalik teha selliseid tulemusi, tasub panna Google'isse otsingusse The Medallion Fund või siis Jim Simmons ja Renaissance Technologies. Edasi lähme siis robotitega. Kraitos 4.3 ehk siis see klassikaline Kraitos tegi veebruaris 1,08% kasvu ja see konto siis on ka praeguseks 2 aastat jooksnud ja 115% on siis teinud tootlust. Kraitos X, mis kaupleb ainult kulda ja millega siin on olnud palju furoori ja palju muudatusi veebruarist, tegi 7,63% kasvu ja nüüd see konkreetne konto, see sai nüüd käima pandud alles hiljuti, sellepärast et tuli välja uus strateegia ja selleks, et mitte ajada segamini siis varasemaid tulemusi, lähen siis selle kontoga edasi. Kraitos Elite, mille siis lansseerimisest on ka möödas varsti pea pool aastat ja mis ka siis on tekitanud üksjagu furoori ja küsimärke kasutajate seas, siis seal hetkel käib veel optimeerimine ja veebruaris siis see konto, mis selle jaoks nüüd uue seadistuse jaoks eraldi üles seatud, tegi 1,53% kasvu. Siin siis jookseb 4 paarile minu isikliku nägemuse järgi optimeeritud seadistus. See kindlasti ei ole kellelegi soovitus seda seadistust kasutada ja kui tuleb ettevõtte poolt siis ametlik optimeeritud seadistus välja, siis loomulikult saab see konto ka käima pandud. Räägime ka Flashist. Flashist tegi 3,76% kasvu veebruaris ja kogu ajaloo vältel on siis see konto teinud umbes 29% kasvu. Gearbox ehk siis Gearbox 3.0, kus on ka siis hedge-tehingud sisse pandud, tegi veebruaris 2,87% kasvu ja miks selle all time on nii väike on sellepärast, et sai samamoodi pandud käima uus konto konservatiivsema seadistusega, ehk siis kui sina näiteks kasutad 0,01 lotti 1000 kohta, siis ma ütlen kohe ära, et see on liiga agressiivne, et see on see, mida ma varem tegin ja siis Trumpiga seoses siin selline 1000 konto lõpuks siis õhku ei lendanud päriselt, aga lihtsalt konto jäi lõpuks nii väikseks, et ei olnud enam mõtet seda jooksutada ja ei ole mõtet nii-öelda proovida välja punnitada kasumit, mida siis seal lihtsalt on liiga riskantne võtta, ehk siis Gearbox minu kontode peal jookseb nüüd 0,013 kohta. Nii räägime ka siis veel Crypto Advantage'ist, copy tradingust ja John Wick signaalidest. Minu enda konto, kus jookseb siis Kraitos Elite ja ka copy trading, tegi veebruaris peaaegu 4% kasvu ja päris suur osa sellest tuligi copy tradingust. Copy trading on siis Avorias uus toode. Hetkel on seal küll kuutasu, aga see kuutasu ka varsti läheb ära ja jääb lihtsalt tulemuspõhiseks. Crypto Advantage'il ei ole midagi muutunud, ehk siis seal ei ole ka väga midagi rääkida. Copy trading, siis minu kontol tegi 11,62% kasvu veebruaris, see oli siis kas 2 või 3 nädalaga. Ja kuna ma panin käima selle veebruaris, siis
all time ongi 11,62. John Wick signaalid tegi 279 pippi veebruaris, mis ei ole paha tulemus, aga samas ei ole ka midagi sellist, mis käsi plaksutama paneks ja kokku siis kogu oma ajaloo jooksul on John Wick signaalid teinud üle 73 000 pippi tulemust. Sellised olidki siis veebruari tulemused ja kes veel ei tea, siis social trading on nüüdseks klientidele kõigile tasuta. Praegustele klientidele, endistele klientidele, tulevatele klientidele ainult siis toimub performance fee sharing ehk siis osa kasumist võtab ettevõte endale. Minu meelest on see palju parem klientidele, palju vähem stressi võrreldes sellega, kui varasemalt oli vaja pidada maksta kuutasu. Ja copy trading, mis on siin ennast näitanud väga heast küljest, just natuke aega tagasi vaatasin ka, oli jälle teinud ilusti kasumit. Hetkel on seal veel kuutasu, aga nagu ma aru saan, siis tõenäoliselt siin nädala 2 pärast kaob ka seal kuutasu ära, võib-olla maksimaalselt 6 aega, aga see toodab lihtsalt niivõrd hästi, näiteks 1000, tegelikult ütleme 2000 kontoga on ta ennast juba väga ilusasti ära tasunud. Selleks korraks kuu kokkuvõtte poolt kõik, kui sul on küsimusi, soovid midagi jagada, soovid oma tulemusi jagada, siis anna sellest kindlasti märku, võid ka jätta siis samasse video alla kommentaari ja loomulikult ka siis minu kontaktandmed leiad selle video alt descriptionist, kui sul on mingisuguseid mõtteid, soovid midagi jagada. Meil on ka loomulikult ka oma Facebooki kogukond, kuhu tasub liikmeks astuda samamoodi. Sinna liikmeks astumise link on selle video all juba olemas. Olge siis mõnusad ja järgmiste kordadeni.